Davai, nüüd on lõpuks aeg ära minna siit, aga kuna meil on nii palju kotte lihtsalt käes, et neid täiesti võimatu on samal ajal vlogida, siis põhimõtteliselt teeme niimoodi lihtsalt, et me paneme selle kaamera siia samusesse kotti ja kui me jõuame uude kohta, siis me võtame kaamera välja, nii et davai, minge kõik kotti. Ja siin me olemegi, tegelikult on praegu juba teine päev, ehk siis ma olen ühe öö siin juba viibinud ja ühesõnaga see koht on tegelikult tunduvalt sitem, kui see tegelikult piltide pealt ja nii edasi tundus. Et ma näitan teile natuke seda kohta siin, ma ei ole üldse raudil, aga noh, tuled sisse aina kõigepealt. Tuleb põlema, siis on näha ka midagi. See on nagu köök, noh, siuke väike külmik siin. Noh, see on okei. Siis siin on mingisugune mikronenahi, ma ei tea, teekann, tuhkann, mis iganes veekann. Siin vett tilgub, okei. Kinni läheb. Ei läheb, no jah, mis see ikka. Prügikast, okei. Mingisugune kott. Auk. Mikronenahi, ma ei tea, jura on. Nende video pealt ei ole üldse hästi näha tegelikult. Mulle tundub, et kõik on siuke vana, siuke rõve. Enam-vähem siuke nagu minu esimene see elamiskoht oli umbes midagi taolist võib selle kohta öelda. Et siin ei ole nagu video pealt hästi näha, aga sein ja kõik on ka nagu julmalt rävalad lihtsalt ja ma ei tea, no selles siis korralik kurgas. Nii vaatame vetsu kogu korraks. Oi, kes ilus poiss seal on. Jah, ma ei tea, no, ei ole midagi öelda peale selle, et lihtsalt siuke rõve on ja no vaata, mis asi see siin kõik on, no. Ja muidugi siis on 2 seda dušikraani, ma just käisin tegelikult siin duši all. Üks on siis C ehk siis cold. Oi, see töötab ilusti. Teine on siis H, hot. Mitte midagi. Ei tule. Nojah. Ja nii on, niimoodi me elame siin. Siin on telekas muidu, see on nagu okei. Ma ei tea, kas see töötab ka, ma ei ole proovinud, ma ei vitsi ka proovida, mind ei huvita telekas. Aga välja ma näitan ka korraks. Jah, ta oleks nagu mingi hotellitaoline siuke stuudio apartmente täis nagu siuke maja või niimoodi. Ma tahaks võimalikult rutused minema saada. Maksame siis selles praegu oli 150 nägu äkki, me oleme kolmekesi siin ehk siis mingi 450 ja 2 voodit nagu näha kolmekesi. Üks on siis topeltvoodi ja teine siis üksikvoodi, et jah, nii on. Aga see oli hädavalik selles suhtes, me pidime välja kolima sealt minu kodust ja ma tahakski nüüd minema siit, tahaks minna Queenslandi nüüd ära lihtsalt, mul on nii kopees siin Melfis olema, sest mul on nii kopees mingit keskkonnavahetust nagu vaja ja muidugi siis jah, duši all peab käima ka külma sees, mis on ma ei taha. Teil on täna Kalviniga vaba päev, võtsime, ma ei võtnud teie päevaks, sest ei kutsutud tööle täna mõlemal juhuslikult ja võtsime siis endale rämedalt süüa ja Uber Eatsiga siis ja nüüd ongi söök oma jaes, nii et lähme toome selle Big Feasti ära. Vaatame, mis me süüa otsime. Tuligi kohale. Mine too söök ära Kalvin, ma filmisin siin. Kuule, sa võtma võtsid kaasa või? Nee. Saali sisse. Ma ei võtnud võtid kaasa. Oota, lähme aknast sisse. Saab ju, kui ma teen patti sulle. On meil mingi akker lahti? Oh yes. Oh my god, thanks man. Vaata. Oi, 2 peale. Vaatame, mis siin sees on. 4 jooki, 4 chipsi. Ühesõnaga jah, ärkasime praegu üles, kell on mingi, ma ei tea palju. Kell on 6.53 ja tuletõrje alarm käib seal. Ühesõnaga, kell on 6.55 hommikul. Täna on siis laupäev. Praegu hakkas käima see mingisugune alarm, äratas meid üles siin ukse taga otse. Vaatame siis välja, et mis siis reaalselt toimub. Ja suitsuhais on tunda, sellest kui seal taga üks korter põleb. Ei tea, kas peaks asjad välja juba Kalvin ja? Kuhu kohta me elama oleme tulnud mees. Ööseti me kuuleme kogu aeg, kuidas mingisugune paar omavahel kaklevad. Täna ka kuulsime, kuidas reaalselt mingid naistest peksti või midagi. Prostituudid. No aga me reaalselt kuulsime, kuidas mingi räme karjumine käis seal ja nagu... Täna oli peksmine. Nagu reaalselt mingi kaklus ilmselt, kus nagu naised saidki peksa või midagi. See ei ole naljakas. Ja praegu siis, nüüd on mingi tulekahju. Muidugi ei sooja vett ei ole meil ikka veel, peame ikka veel käima külma veega ennast pesemas. Ja nüüd ma tunnen kärsa haisu. Kuule, aga
Lähme korra välja, uurime seda asja. Kalvi, mis on koolis esimene asi, mida lõpetades, kui on tulekahju? Kõik koos välja. Kõik välja, evakueerime. Aga reaalselt, mis me tegime, magasime edasi mingi 10 minti, mõtlesime, mis kuradi alarm see on. Ja lõpuks siis mõtlesime, vaatame, oi vilkureid, vaatame siis aknast välja huvi pärast. Alex, miks sa tööle läksid? Sa jääd kõigest kinost ilma. Oi, kui ma oleks praegu tööl, ma oleksin nii kuri, et ma selle kõik maha magasin. Nii hea, et ma täna tööl ei ole. Ma pidin olema tööl, aga ma võtsin selle nädalavahetuse täna vabaks, kuna me tahame ikkagi farmi otsida. Banaanifarmi me ei ole veel otsustada, kas me nüüd lähme. Meil on üks võimalus, et me lähme Cairns'i, Innisfaili, Cairns'ist allpool natukene. Et seal siis banaanifarm, aga tegelikult meid oodatakse sinna, kõik 3 saaksime tööd. Aga kõik räägivad mulle, et see on väga halb, et ära mine sinna banaanifarmi, et see on väga jõhker ja hullult nagu raske ja kõike. Ja nüüd me nagu otsime siis täna mingeid uut variante, kui me leias, no ikkagi võib-olla sinna. Või jääme siia, ma ei tea. Aga ühesõnaga, siis tänu sellele võtsin töö vabaks ja nüüd ma saan kõike seda siin witnessida. Nüüd, kui on siis pestud ennast, siis ühesõnaga see külm vesi tõmbas nagu kehatemperatuurid tõmbas nii madalale, et nagu... Haigu paha on. Jaa, vaata ongi. Ja ka tegelikult ongi. Et ühesõnaga igal juhul nüüd on vaja tuba soojaks teha uuesti ja kuidas seda soojaks ikka teha? Sellest nüüd meil ju mingi radikas ei tööta, sest see on mingi veesüsteemiga ja sinna on vaja sooja vett, aga sooja vett meil ei ole. Siis noh, lihtne lahendus. Keir leiutab. Ahi lahti, ahi tööle. Ja tulebki siin 200 kraadi sooja praegu, mis siin uhab. Pea 300 kraadi sooja, mis siin uhab praegu. Meile tuppa siia natukene elamiseks. See on siuke huvitav vlog seekord, selles siis nagu vlog on põhimõtteliselt selles, kuidas me kolisime eelmises kohas siia ja kuidas me olemegi lihtsalt passinud siin põhimõtteliselt söönud rämpstoitu ja lihtsalt mingi niisama ringi ujanud sellest, et no nii jälle update, me oleme nüüd elanud siin korteris, põhimõtteliselt oleme 2 nädalat elanud siin, meil ei ole ikka veel sooja vett, nagu näha siit, ei midagi, see on siis sooja vee see. H-täht on peal. Et siis me oleme Kalviniga 2 nädalat, oleme külma duši all käinud ennast pesemas. Nagu sellest see on tegelikult norm, et nagu see võtab kõik uneasjad ära vaata ja nagu muudab energiliseks, kuna see lihtsalt ehmatab see nii ülesse. Ja sa seal duši all ise oled ka siuke, et nagu julmalt lased ja selles siis. Aga iga kord ma vihkan seda, iga kord kui ma lähen duši all, ma mõtlen jälle. Aga mingisugune tolerants nagu tegelikult tekib selle külma vastu nagu, et kui algus oli see külm dušš oli nagu väga julmalt nagu rõvedalt külm, siis praegu on juba see, et nagu tuleb külm vesi, tuleb siia otsa siia rinna peale niimoodi ja kuradi keha peale, siis nagu ei ehmata enam niimoodi, et nagu siuke nagu lebom on või siuke chillib nagu, et noh, kus see Kalvin jäi nüüd? Me lähme Kalviniga siis mingisugusesse restorani praegu ja see on siis siuke koht, kus sa nagu lähed sinna, sööd ära ja siis seal on mingisugune kast väidetavalt ja kuhu sa siis valida ise palju sa tahad raha panna, et kui sa ei taha, siis ei panna mitte midagi sinna, kui toit oli siit. Et jah, ei tea, Eestis selline ärimudel ilmselt toimiks, et usalduse peal põhinev siuke maksusüsteem, et eestlased on nii Aasia kohad, et jätaksid kindlalt maksmata. Sööme kõhu täis sõpradega enam minema, on ju. Aga Austraalia on küll vist siuke koht, kus selline asi töötab. Et jah, lähme vaatame siis, kas meie eestlased oleme nõus maksma, palju me nõus maksma oleme ja kas see toit on hea. Ja nii kaua, kui me kõnnime sinna restorani, ma tahaks ühe asja selgeks saada. Tegelik põhjus, miks ma tulin Austraaliasse. Te olete mulle suht paljud kirjutanud, et miks ma passin siin Melpsis nii kaua, see on juba 5 kuud olnud, varsti saab 6 kuud isegi täis juba tegelikult. Et miks ma nagu ei käi vaatumas, ütleme seda, mida Austraalial pakkuda on nii-öelda, miks ma ei reisi ringi, miks ma passin siin Melpsis ja töötan ainult raha ja mis iganes on ja teenin raha. Ja põhjus, miks ma tulin Austraaliasse tegelikult oligi see, et ma tulin siia ülikooli jaoks raha koguma ja ma tahangi saada kõigepealt oma ülikooli raha kokku.
ma olen arvestanud praegu $10,000, jaanuaris hakkasin koguma ühesõnaga nüüd ja mul on praegu 5,000 nagu koos ja ehk siis pool veel, ma ei tea, 2 kuud äkki, võib-olla 3 kuud, ma ei tea. Peale seda ühesõnaga siis, kui mul on see raha koos, siis ma hakkan alles niimoodi tegema, et ma töötan vähem ja ühesõnaga siis hakkab rohkem ringi nagu reisima ja nagu nägema, vaatama seda, mida Austraalia siis pakkuda on. Minu number 1 eesmärk on ikkagi saada ülikooli raha kogu, et kui ma Eestisse tagasi lähen, et ma saaksin minna nagu ülikooli, kui ma tahan minna. Kindlasti ütled, aga ülikoolid on tasuta, aga kõik ei ole, ma tahan sinna minna, kus ei ole. Et jah, ühesõnaga, kui ma saan oma 10 tonni täis, siis ma alles hakkan reisima rohkem ringi ja siis muutuvad vlogid huvitavaks, nii et mul on endal ka töös kopp ees, uskuge mind, mul on julmalt kopp ees, ma tahaks täiega reisida, täiega kõike nagu teha, aga noh, elu on näidanud, et asjad võivad muutuda, ega võib-olla ma ei lähegi ülikooli, võib-olla lähen, aga praegune plaan, ma teen ikkagi selle ära, mille pärast ma tulin siia, kogun see raha kokku ja ühesõnaga, kui ma otsustan, et ma ei lähe kooli, siis mul on olemas hea raha, millega teha siis ükskõik, mida ma tahan teha või nagu Kalvin ütleb, et elu alustamise raha on jälle, et jah. Aga ma ikkagi miskipärast arvan, et ma tahan sinna kooli minna, ma tahan ära selle teha ja noh, mida iganes, kuradi, vähemalt siis on nagu võimalus, ütleme, tahad edasi raha teenida, või mille iganes jaoks teine, siis sul on vähemalt normaalne positsioon, kus seda teenida, et mitte mingi kuradi low-end töö, kus mingi rügadki füüsiliselt päevad läbi ja vihkad elu nii-öelda. Ma ei tahakski jääda kuradi eluaeg tegema mingisugust kuradi low-end tööd, kui kuradi lasta kuradi kühvlite lavidata kuskil tee ääres või ma ei tea, kuradi peotelke püstimana, nagu ma praegu panen. Hästi jube asi. Ma olen laisk inimene, ma olen jube laisk inimene. Ühesõnaga, pikk jutt ja nüüd lähme sööma lõpuks. Thank you. Thank you, mate. No nii, see on siis see koht Lentiles Anything ja see on siis isegi kaus olla. Ma tegelikult ei teagi, mille ligidal see on või mille ligidal see ei ole, aga paned Mapsi selle siia Lentiles Anything ja leiad ülesse. Vaatame siis korraks menüü üle, et dinner menu, vegetable wrap. Ma ei tea, panne pausi peale, kui tahab menüü näha nagu ilusti. Seal on siis pay as you feel, it's worth, how it works, sit, eat and enjoy, pay what you feel, your meal, experience is worth in our magic box, lalala. Et päris kõva teema. Aga vaatame siis, milline see toit on. No nii, saime kätte oma toidud. Võtsime siis selle Thali mingisuguse, mis iganes värk see oli, ma ei mäleta enam. Aga väga korralik välja sellise koha kohta, et nagu teeninda ise nagu igatepidi nagu suht nagu must ja räpane nii-öelda. Vähemalt riided. Ja koht ise ei tundu ka nagu kõige puhtam, kui sealt vaatad sisse. Aga väga nagu ilusti serveeritud. Riisipall nii-öelda keskel, siin mingisugused kasmed siin. Siis on mingi karritaoline mingi teema. Siis on selline tai mingisugune, ma ei tea, kas sai leid, mis iganes asi see on, mingi krõps, chips, snacks. Ja siis on kartul mingisuguse karri mingi teema sees ja natukene veges iga peale. I'm impressed. Ja tisu meile Ja väga hea. Nagu väga hea toit. Ma põhimõtteliselt soovitan teile seda kohta, sellepärast et seal on leti peal siuke nagu kast, kuhu sa paned ise mingi summa sisse, keegi ei vaata palju, sa paned sinna. Et mina ei tea, kui sa hakkab raha otsa saama, tahad saada odavat sööki või tasuta, mine söö seal kõht täis ja chill, aga samas nagu ikkagi, kuna see on siuke auvärk, nemad usaldavad sind, siis nagu on ikka viisakas panna mingi summa, nagu ise vaatad, palju sa arvad, et see väärt on mingi küppa näiteks, ja ühesõnaga, davai, käime kiiresti poes, tõmbame tagasi tuppa ja homme jälle varakult tööle. No tere, kuidas meeldib, mina olen nüüd, ma ei teagi, poole peaga kuradi tonks, kurat ikka päris julval lõik. Homme tööl on kõik nagu, mis juhtus? Lähme edasi, võtame siis teise poole ka maha. Mina küll ennast enam peeglist ära ei tunne, kui ma vaatan peeglist, hoopis siuke, ma ei tea, ma olen nii kaua valge tõustega olnud, et jah, normaalne smiigel, aga mõtlesime Kalviniga, et nüüd siis kui juba läks ajamiseks, ajame siit kõrvalt ka ära, et siis on siuke nagu siuke ülbem. No nii, saage siis tuttavaks suve minuga, nüüd ma olengi nüüd siuke ja nüüd siis peale
ja ma ei tea, võib-olla pool aastat enne, kui mul normaalsed juuksed tagasi kasvavad, on ka Alvin. Tee 3-6. Tagant on sitaks ülbe. Ikka sõduripoisi saar. Keir pole meil siin trenni teinud mitu päeva. Vorm on kadunud. Mitu päeva? Kõigest pool aasta on normaalne. Kõhuliased on läinud nagu saunaken. Aga jah, põhimõtteliselt siis harjuge siis uue minuga ära. Ma ei tea, ilusam koledam, ilmselt koledam, mehisem või mitte, ilmselt mehisem, aga põhimõtteliselt sorry selle igava vlogi eest seekord, aga küll varsti midagi huvitavat, kuna varsti me liigume minema siit kõigest 2 nädalat veel. Davai, tšau. Tulme lihtsalt selle.